Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, käes on 11. juuli nimetud digisaade on teiega järgnevateks minutiteks ja siin saates on täna teiega Hans Lõugas, Henrik Roonemaa ja Meelis Väljamäe ka. Räägime sellest, et tõukerataste, elektriliste tõukerataste rivistusse on Eestist saabunud üks uus põnev täiendus. Arutame sellest, miks Elon Musk ikkagi ei taha Twitterit osta ja kuidas iPhone muutub peatselt digitaalselt kuulikindlaks. Üks kiire äpi soovitus, räägime võib-olla natukene Netflixi uuendustest ja mobiilivõrkudest ja lõpetame sellega, kuidas valida endale uus PC, kui te tahate ehitada normaalse lauaarvuti. No nii, hakkame siis selle juulikuise saatega peale. Kõik tänavad, kes on veel linnas muide liigub, ma ei tea, kui palju meil siin rahvas liigub linnas kuulajatest või teist siis linnas. Inimesed vuhisevad elektrilistele tõukeratastele, sest et sooja ilmaga on see nii mõnus, seisad seal, ventilatsioon puhub. Ja tüüpiliselt eks on siin Tallinnas näha kahte suurt teenusepakkujad, Bolt ja Tuult. Ja ühega neist võib-olla seostubki järgmine uudis, Äike. Eestis siis elektritõukerattaid arendav bränd Äike on toonud välja oma uue mudeli nimega Äike Tõh või Äike T, mis on siis võib-olla kõige erilisem fakt selle mudeli kohta on see, et on täielikult Eestis toodetud, vähemalt nii lubab see firma, vähemalt kokku pandud, ma oletan, Eestis täielikult. Ja ta on kokku volditav ning lisaks lubab siis Äike, et tegu on maailmas esimese ja ainsa tõukerattana, mida saab laadida läbi USB-C liidesega kaabliga. Siin on nüüd see koht, kus kõik tulevikus olevad elektritõuksid peaksid tulema USB-C kaabliga, pesaga, sest see on nagu väga mõistlik asi, eks ole, miks peaks olema mingisugune suvaline enda laadimislahendus, kui saab standardit kasutada, sest tänapäeval on USB-C ju toetab päris suuri laadimisvoole, eks ole, nii et ei tohiks olla küsimust. Äike muideks on see sama, või see bränd on sama, mis on ju Tuul, eks ole, et Co-Module on see omanik neil. Kuulge, kui mu mälu ei peta, siis USB-C, see Power Delivery port võimaldab, mis see maksimum on, 90 või 100, midagi sellist vatti, et huvitav, mis tõenäoliselt see tõuks Hans kasutab siis kogu selle laadimisvõimsuse ära või et huvitav, kui palju see kuidas see mõjutab tema laadimiskiirust või kui kiiresti tal see aku täis saab? Seda ei ole siin öeldud, jah, me ei tea, sõiduuatus ühe laadimisega on 40 kilomeetrit, no ütleme väga suur aku, see ei ole minu arust ka, on minu teada suurema akuga mudeleid, aga aega ma nüüd praegu välja ei loe siit. Aga ma ei tea, mina tahaks öelda, et see kõik kõlab väga tore, et iga uudis, kus on kirjas, et see mingi seade on jälle laetav USB-C-ga, tundub automaatselt meile tore ja ma saan sellest täiesti aru. Aga mul on reservatsioon selle uuenduse suhtes, et tõukeratas USB-C, see on üks probleem. USB-C on selline liides, mille sa pistad pesasse selle kaabli otsa ja ta on seal tihedalt sees ja siis tõmbad välja. Ja see on kõik okei, sellise väiksemat sorti tarbija elektroonikaga, mõtleme, ma ei tea, arvutid, telefonid, kõrvaklappide, topsikud, aga suur vidin, nagu on ratas või tõukeratas, siis on selle USB-C liidese otsaga on see probleem, et kui sul midagi juhtub, sa tõmbad seda ratast või komistad selle juhtme otsa, siis kahjus sa mitte ei tõmba seda seadet. Kujutage ette näiteks väikest kõrvaklappide laadimise doosi on ju. Et kui sa tõmbad seda juhet, siis see doos liigub sellega kaasa, miski ei kahjustu. Aga suure ja raske seadme puhul, kui sa tõmbad seda juhet, sa ei tõmba seda ratast enda poole, vaid sa murrad seda pistiku otsa. On see minu esimene reaktsioon, ma ei ole seda Äiket nagu lähemalt uurinud või tutvunud sellega, aga minu arust on see olukord, kus USB-C ei tee oma tööd, et sellised magnetliidesega pistikud on suurte asjade laadimiseks nagu kuidagi praktilisemad. Ja aga
küsimus on selles, ei ole küll insener, ei oska öelda, kas magnetliidesega pistikud töötavad hästi nii suure koguse voolu edastamiseks, et seal on ikkagi nagu okei, Macil on 45 vatti, eks. Ja jalgratastel on ka, nii et okei, mina pole näinud, mina olen näinud kõiki füüsilise pistikuga siiamaani jalgrattaid. Ei, mul isiklikult ongi üks ja nende konkurent Eestis Ampler, kes nüüd ka teeb ise, niivõrd kuivõrd konkurent teeb magnet sellega otsikuga, aga eks ta on nagu selline valiku koht selle vahel, et kas sa tahad universaalsust, et USB-C ülisuur eelis on see, et sul ilmselt ikka on mõni USB-C laadija kodus ja et alati leiad laadimise võimalus. Tõuksidega on see vist keerulisem, aga tegelikult kui nagu elektriratastest rääkida Amplerist ja muudest, siis minu arust Ampleri kõige nõrgem koht, kuigi ta on väga ilus ratas ja väga hea ja Ampler on ka üks eeliseid on see, et on hästi kerge võrreldes palju konkurentidega, eks. Aga minu arust nagu põhiline negatiivne omadus Ampleri puhul on see või üldse taolistel ratastel, et aku ei käi ära, et mulle meeldib see, kui rattal käib aku ära, sest et kui mul on ikkagi kuskil garaažista või kuskil all, kus mul ei ole voolu, siis ma saan aku tuppa kaasa võtta ja täis laadida ja nende puhul see ei ole võimalik. Et suurel rattal oleks nagu ära käiv aku oleks nagu väga hea lahendus. No ja võib-olla see käib ka selle laadimise kohta ka, et see, ma saan aru, äiketõh on mõeldud siis nii-öelda isiklikuks sõiduks, mitte rendiratas või selline. Jah, sest et nendel tuuleratastel, mis on sama tootja tehtud, nendel ongi see, nad olid esimesed Eestis, kes tegid oma rattad või need tõuksid niimoodi, et aku käib välja ja nad võtavad mitte ratta kaasa ööseks, võtavad aku kaasa. Ja see on, ütleme selliste rendirataste puhul hästi mõistlik. Just. 350 vatti on siis mootori võimsustel ja see laadimise osa on nagu huvitav, et tal on tegelikult peal USB-C port, millest saab teda ka teistpidi laadida. Ehk sa saad panna oma telefoni näiteks sinna külge, laadida oma telefoni. Ja ma nüüd tegelikult ei saagi aru, kas siis see tõuks ise on ka USB-C-st laetav või? Ja on jah, tõuks ise, ta toimib nagu mõlemad pidi ja tõuks ise on USB-C-st laetav ja teistpidi, kui sa paned sinna näiteks mingi oma USB-C seadme läpaka või ta toimib suure akupangana põhimõtteliselt. Et siis saab oma teisi seadmeid ka laadida. See on väga lahe. Positiivne on selle juures veel see, et sellise väikse edumeelse Eesti firmana on see konkreetne innovatsioon saanud ka päris palju rahvusvahelist meediast tähelepanu, et ma vaatasin Elektriki inimesed, kes on siis nende samade meeste blogi, kes teevad ka 9to5 Google'it ja 9to5 Mac, eks ole, siis nemad käisid lausa kohapeal Eestis kohal ja tegid intervjuud siis selle komoodüli inimestega. Et see tõstis nagu nii palju tähelepanu, mis on hea. See on äge jah, aga ütleme, et minu see esmane kriitika, ma olen selle juures ikkagi, aga kui sa ütled, et see toimub ka akupangana, siis see on nagu väga nutikas ja see muudab ta selliseks isiklikuks üheks sinu isiklikuks vidinapargis oluliseks osaks, et sul näiteks ei ole vaja suvel kaasas kanda akupanka tõesti. Sul on häda käes, sul on telefoni natuke voolu vaja, sa saad seda oma tõuksi seest. See on nagu õigustab seda USB-C pesa päris hästi. Ma ei tea, kui palju te olete maailmas ringi käinud viimasel ajal, aga tuletame meelde, et sel samal tuulel on esinduspood Pariisis ja mina siin mõned nädalad tagasi veetsin nädala Pariisis ja väga huvitav oli see, et neid tõuksiga sõitjaid on väga vähe. Hästi palju on jalgrattureid ja on renditõukse, aga need renditõuksid on Pariisis suhteliselt ära piiratud, et sa tohid nüüd parkida ainult teatud kohtadesse ja vist ka võid sõita, kõnniteel ei tohi sõita ja väga paljudes piirkondades on kiirused neil hästi palju piiratud, sest inimesi on tänavatel palju. Ja seetõttu neid renditõukerattaid kasutati ikkagi väga vähe. Ja see äike, millest me räägime, ei ole küll renditõukeratast, on mõeldud selleks, et sa ostad endale ise ja sõidad mööda linna sellega ringi, aga ka neid ma nägin Pariisis väga vähe. Tõuksi paradiis tundub olevat Tallinn. Ma ei ole nüüd käinud viimasel ajal, sel suvel vähemasti ei ole käinud näiteks Helsingis või Stockholmis, et vaadata, et kuidas seal see olukord on. Aga nii palju, kui me siin sotsiaalmeediast olen lugenud, et siis suured jalgrattamaad nagu Holland, Amsterdam, eks, või Kopenhaagen, suur jalgrattalinn, et ka seal neid tõukse näeb ikkagi väga vähe. Ja seetõttu mul on tekkinud selline küsimus, et mis on see tõuksi selline koduturg, et kus kes on need inimesed, mis riigis, mis maal, mis linnas nad elavad, kes väga palju tõuksiga liiklevad, et kas see võib olla näiteks mingi Ameerika teema, samas ma ei usu, sest seal on ainult autoteed. Kas te olete näinud rohkem maailmas ringi käinud viimasel ajal kui mina äkki? Jah, mina ei ole nüüd samamoodi tänu pandeemiale mitu aastat käinud nagu väga palju niimoodi väljaspool, aga varem
siis meist kõvasti ees olles Berliinis oli siin 3 aastat tagasi ka meeletus koguses tõukse, just renditõukse oli nagu väga-väga palju ja ma ise kasutasin neid seal ja selles mõttes seal oli ikka tõesti nagu iga nurga peal mitu firmat. Et ma ei tea, kuidas see praeguseks läinud on, aga ilmselt on igal pool samad probleemid, mis meil, et ikkagi eeskirjadest ei peeta ring kinni ja sõidetakse täis peaga ja mitmekesi ja õnnetusi juhtub palju ja loomulikult tõuks on tegelikult kõvasti raskemini juhitav seade kui tavaline jalgratas, et selles mõttes neid probleemikesi ju tegelikult on, eks. No ta on raskemini juhitav, aga samas ta on intuitiivsem või ütleme, tundub lihtsam, et istud peale, annad gaasi ja sõidad. Tegelikult ei ole. Ja õnnetused on selle tulemuseks, aga ma arvan, et see Henriku kommentaarile nagu vastates, et see ilmselt, mis on tõuksi koduturg, sõltub sellisest 3-nurgast või 4-nurgast asjadest, kuidas on selles linnas rattakultuur, kui on väga tugev rattakultuur, siis ilmselt väga ei ronita sinna tõuksi peale, sest juba rattaga on hea sõita, on head rattateed, inimesed on harjunud. Ja kui tugev on autokultuur, ehk siis kuskil Ameerikas on kindlasti vahemaa taristu on sellised, kus tõuksiga autode vahel on ka ebameeldiv. Ehk siis mulle tundub tegelikult, et tõukrattas võib tihti olla ajada juuri palju seal, kus inimesed tahaks autot hüljata, aga ei ole veel head rattakultuuri ees. Tallinn on päris hea näide selle kohta minu arust. Ja, teate, mulle tundub ka seda, et võib-olla ma nagu eksin, aga võib juhtuda see, et ka siin see tõuksi maailm muutub ühel hetkel vähemalt trendi tõukside koha pealt muutub hoopis e-ratasteks, sest et Boltil on ju ka teatavasti need elektrilised jalgrattad ka, eks avalikus, neid on küll vähe. Ja mina pigem eelistaks võib-olla sõita sellega, et on turvalisem, on ohutum, on küll väga raske. Aga inimesed, kes rattaga oskavad sõita, oskavad sellega kohe sõita ja seal on see eeliseks, et on tavaline jalgratas, aga sa ei pea nagu väntama ja igistama, eks sa sõidad lihtsalt nagu väga rahuliku tempoga, kiirus on ikka piisavalt hea. Et mulle tundub, et see on võib-olla isegi parem tulevik kui vähemalt sellise rendisüsteemi puhul. Neid klassikalisi jalgrattaid kondiauruga on renditud ju maailmas väga palju juba aastakümneid, eks ole. Jah, aga see küsimus, tegelikult me võiks küsida Kristjan Maruste käest, kes on Tuule üks kaasasutajad, et kus on jah see, et mis on selline, selles mõttes on see õige märkus on, et see võib olla nagu mingi linn, kus inimesed õudselt tahavad sõita mitte autoga, aga ratta nagu struktuuri ei ole, aga huvitav, et mis linn see siis on ja teiseks, et miks see tõuk siis on parem seal kui nagu päris ratas, et see on kuidagi ta kukub nagu sinna vahepeale, mulle väga tõuksid meeldivad, ma ei räägi siin selleks. Et võiks küsida nende käest seda, kas nad plaanivad kunagi ka ratast teha, aga see selleks, aga igal juhul on see, et mina tahaks see juurde öelda, vaadates seda tänast Tallinna pilti, et kui te tõuksiga sõidate, siis eriti kui isikliku tõuksiga sõidate, mitte rendikaga, siis esimene asi kodust välja tulles kiiver pähe ja teine asi, kui te sõidate inimestest mööda, siis jalaga ja kiirusel, et mitte sealt ei tohiks tohutu kiirusega mööda ja lennata. Ja loomulikult, kui signaali anda, siis signaali tuleks anda võimalikult kaugel inimesest, et muidu ehmatab juba petteks, et see on ka väga ohtlik. Mina ei saa päris täpselt ka aru, ma tahaks siia lisada omapoolse selle, ma kirjutasin, meil oli Facebookis pikk arutelu ka. Kui te olete nüüd lapsevanem, kes kuulab seda saadet, siis teadke, et need vähemasti Bolti tingimustes, tõuksi rendi tingimustes on see, et alla 16 aasta ei saa sõita. Ma näen linnas kogu aeg sellised silma järgi 11, 12, 13 aastasi nende tõuksidega, mõnikord isegi mulle tundub nooremaid, mõnikord on nad seal 2-3 peal. Ja ma alati mõtlen, kuidas nad saavad selle. See makse on ju krediitkaardiga, eks ole, tingimuste järgi nad ei tohiks saada. Järelikult ainuke variant on see, et ema isa mingil põhjusel on lubanud ja miks nad seda täpselt lubavad ja miks see, ma ei tea, juvita politseid või Bolti, et neid tingimusi, renditingimusi selgelt rikutakse. Ma ei saa päris täpselt aru. Ja siin võiks kõik oma osa teha, eks. Ja kui äkki kuulab mõni politseinik meid, võiks kinni pidada teha trahvi sellistele. Ja vanemad võiksid siis ikkagi vaadata, et kas see on okei, et nende 11-aastane kihutab selle tõuksiga mööda tänavaid ringi või kui kihutab, see vähemasti tasuks teatud koolitus äkki lapsele teha, et kuidas see kultuur ja ohutus ja kõik see nagu käib. Siin on, mina tahtsin seda öelda, et üks asi on see, et Bolti jõuiti lihtsalt sellepärast, et raha, eks ole. Bolt on selline firma, kes nii seaduse kui klientide suhtes väga aktiivselt keskmist sõrme viibutab kogu aeg, et see ei ole nagu saladus, eks ole, kellelegi ilmselt. Politsei puhul on pigem see, et politseil ei ole igal pool silmi, et ma arvan, et nad tegelikult püüavad ja teevad trahvi ka, sest see on neile suureks pinnuks silmas, aga pigem on see, et neil ei ole piisavalt palju jõudu, et iga tänava nurga peale neid ei jätku. Aga viimasest nädalast on ka uudis muide eelmisest teisipäevast vist oli, kui ma õigesti 6. kolmapäevast, et täpselt vastuseks teile mõlemale. Politsei Tallinnas on oma fookuse suunanud hoopis mujale, nimelt
politsei on viimastel nädalatel kõrvaldanud Tallinna liiklusest 10 elektritõukeratast, millelt oli elektrooniline piiraja eemaldatud ning mille juht ootab karistuseta juhtimisõiguseta mootorsõiduki juhtimise eest. Ühesõnaga, politsei on toonud fookuse nendele ratastele, mis sõidavad liiga kiiresti, on liiga võimsad, ei vasta elektritõukerata või kergliikuri nõuetele, on pigem selline nagu märgistamata mootorratas, mitte nendele lastele, kes nagu sa ütlesid, sõidavad seal hunnikuga ühe tõukeratta peal. No, õnneks meil ei ole siin saates praegu Glenni, muidu ma räägiks veel 48 minutit sellest. Jah, aga mina olen nagu sellega nõus, ma tean, et Glenn ei ole sellega nõus, aga need seadmed on eriti ohtlikud ja neid tegelikult tuleks liiklusest eemaldada. Nii sõitjale endale kui ümbritsevatele inimestele. Üks saade me laseme teid kokku ühte saatesse ja siis ise lähme toast ära ja vaatame, mis juhtub. Kuulge, aga lähme järgmise teemaga edasi ka äkki. Ja muideks ma ütleks siia vahele, et alles oli uudis, et Tallinna linnas piiratakse järgmistel 80 tänaval ju kiirus 30 peale ka sõiduautodel, nii et selles mõttes kihutamise vastu on praegu ilmselt siin paljud. Riik eritaks. No, viimased nädalast me ütleme siin suvel ju palju ei juhtu, aga me ei saa üle või ümber sellest, et Elon Musk andis nüüd siis teada, et ta tahaks väljuda sellest planeeritavast tehingust, et osta ära Twitter. Ja ajendiks või siis õigustuseks, ettekäändeks on see, et ta väidab, et Twitter kui ettevõte ei ole käitunud ausalt, ei ole andnud ostjale siis ausat infot, vaid hoopis on eksiteele juhatanud, andnud valeinfot selle kohta, kui palju on Twitteris kas siis võltskontosid või spämmkontosid. Ja tundub, et justkui Musk tema väitel ta ei saa ausalt kaubale ja selle tõttu tahaks selle tehingu tühistada. Ja kogu see mõnes mõttes mulle tundub, et ma tahaks näha kedagi, keda see üllatab, sest võib-olla pärast esimest paari päeva või nädalat, kui see oli uudis, et on Twitterit ostmas, tekkis juba laialt levinud skepsis, et see kõik on üks suur peeglite ja sutsumäng ja võib-olla juhitakse tähelepanu muudelt tema muude ettevõtete probleemidelt kõrvale või on lihtsalt asendustegevus. Sellepärast, et üsna peatselt pärast minu arust tehingu ostu huvi väljakuulutamist hakkasid peale sellised protsessid, et uuritakse kontode seisu ja pöörati tähelepanu detailidele, mis oleks võinud olla selged enne, kui tehing välja kuulutati. Aga mina ei imesta, kui see asi nüüd tõesti lõpuks vajubki tühja. Mina ei ole kunagi uskunud, et see tegelikult nagu päris soov oli tal, või pigem oli see publicistist väga kallis küll ja nüüd ju räägitakse ikkagi, et kipuvad asjad sinnapoole minema, et mitte ei Twitterile võlgu miljard, vaid need aktsionärid siis soovivad ikkagi seda vaheraha ka saada oma Muski käest kätte, mis on siis selle tema pakutud müügihinnal ja praeguseks kõvasti kukkunud Twitteri hetkeaktsia hinna vahe, eks ole, et seal on päris suured numbrid mängus. Ja huvitav on ka see, et see Twitteri juhtkond ütleb praegu, et nemad kavatsevad minna nüüd kohtusse ja sundida Elon Muski siiski seda tehingut lõpuni viima, et see Twitterit ikkagi ära ostma. Nii et ühesõnaga ma arvan, seal miljardärid mängivad mingid oma mänge. Naljakas on, aga ma ka elu sees ei usu, et see tehing nüüd lõpuni jõuaks, et Tesla, ta pidi suuresti ju ikkagi Tesla aktsiat kuidagi tagatseks panema ja et kogu aktsiaturg on viimasel ajal nii palju langenud. Et ka selle hinnaga ma arvan, mis ta seal oli, et ei tasu ostma minna, aga eks näeb. Teate, mis ma arvan, et sellest on üks hea õppetund või tulemus sellel protsessil, isegi kui Twitter jääb ostmat ja nii edasi. Hea on see, et Elon Musk kaotab loodetavasti mingi osa oma sellisest peaaegu jumaluse staatusest või tohutust legendi imagost, et ta on imemees, kes suudab kõike ja alati kõik läheb ülihästi ja mida ta puudutab, muutub kullaks, et see ei tee talle kasu, see ei tee teistele kasu selline imago ja nüüd äkki tuleb rohkematel inimestel mõistus pähe, et ta on lihtsalt üks ettevõtja ja oma vigade ja puudustega ja ma arvan, et see on äkki hea asi, mis saabub. Lähme edasi, räägime, ma vahendan nüüd paremat uudist, mis eelmisel nädalal Apple'ilt tuli, nimelt juba juuni alguses oli küll uus arendajate konverents uue iPhone'i operatsioonisüsteemi ja teiste opsüsteemide osas, aga nüüd siis Apple avaldas, et sügisel
uue iOS-iga on siis üks huvitavat sorti uus režiim tulemas iPhone'ides, selle nimi on lockdown mode ehk siis nagu lukus olev režiim. Ja see ei ole mõeldud telefoni kuidagi, ühesõnaga see on mõeldud telefoni kaitsmiseks selle eest, kui keegi tahab teid nuhkvaraga või ühe väga peene ja arenenud sellise küberründe tarkvaraga rünnata. Põhimõtteliselt on siis võimalik oma telefoni edasi kasutada, aga see režiim paneb telefoni niimoodi lukku, et enamus, see nimetatakse ründepinnast või siis nendest kohtadest, kus mingisugune pahavara võib enda koodi käivitada, on lihtsalt välja lülitatud. No mis tähendab, et näiteks selline lockdown režiimis telefonis ei tööta enamikud sõnumite attachment'id, pilte saab vaadata, aga tihti see pahavara sokutatakse telefonidesse läbi mingisuguse kavalalt saadetud näiteks sõnumi või iMessage'i teate. See on välja lülitatud veebi brausimises on enamik selliseid keerulisemaid tehnoloogiaid, mille kaudu saab telefoni sokutada pahavara. Välja lülitatud isegi Apple'i teenustest. Apple selles mõttes on nagu huvitavad lähenemine, et isegi nende enda teenuseid ei ole usaldatud, et sellised kutsed, teenuse pakkumused ja isegi sisse tulevad FaceTime'i kõned on blokeeritud, välja arvatud juhul, kui siis telefoni omanik ise näiteks tahab kellegi alustada FaceTime'i kõnet. Et põhimõtteliselt läheb üsna nagu bunker režiimi läheb telefon, et peaaegu midagi ei toimi, kui sa ise seda ei käivita. Ja Apple ütleb ka, et see on selline ekstreemne turvameede, mis ei ole mõeldud keskmisele kasutajale, vaid väga väiksele protsendile inimestest, keda siis sihivad näiteks selle huvitav väljend lausa nation state sponsored mercenary spyware, mis siis võtab kokku, et riigid on palganud erinevad eraettevõtteid looma sellist pahavara, et kellegi telefoni pealt kuulata. Ja see on, ütleme, mis on siit sellise uue tarkvararežiimi üks hea tulemus on ka see veel, et seda mitte Apple siis ise ei tee päris, vaid teeb koostööd ikkagi erinevate uurijatega, nagu see on Citizen Lab Kanadast, kes on aastaid ajanud jälgi selle kallal, et paljastada sellist nuhkvara kasutamist, nii et koostööl on vili. Mis see, Hans, kasutusviis on sellel lockdown mode'il, et mis hetkel sa selle nagu aktiveerima peaks? Või et kui ma nüüd kõnnin, ma ei tea, tänaval ringi või üldse telefon on normaalasendis, kas mul peakski olema see kogu aeg siis nagu aktiveeritud ja sees või ainult siis, kui ma ei tea, läbi lennujaama turvakontrolli lähen või oled sa aru saanud sellest? Mina saan aru niimoodi, et sa ikkagi su isikliku paranoia või ohuteabelt lähtuvalt, sa ennetavalt paned tööle. No oletama sa oled ajakirjanik, kes ajab mingis riigis mingit korruptsiooni asja jälgi või mingi inimõiguslane mingis riigis, kus on teada, et kasutatakse selliseid meetmeid. Et siis sa ei kasutagi oma telefoni üldse normaalselt, et sa hoiad kogu aeg teda selles lockdown režiimis, aga sa ei pea kasutama nuputelefoni või mingit ära visatavat telefoni, vaid sa saad seda iPhone'i kasutada. Lihtsalt ta on nagu väga nuditud. Et mul tundub, et see niimoodi ei tööta, et ma nüüd lähen näiteks piirikontrolli, panen selle peale ja siis pärast võtan maha sellepärast, et see nuhkvara jõuab sinuni ikkagi pärast, kui sa jälle selle lockdown režiimi maha võtad. Nii et see on selle teatud inimestele ilmselt kasulik abi. Meelis saaksid ütlema midagi. No ma hakkasingi seda ütlema, et see on nagu loogiline, sest et Apple'il on see nagu suureks pinuks silmaks NSO ja muud sellised nii-öelda riiklikult sponsoreeritud nuhkvarad, mis on üsna efektiivseteks. Ja ütleme, Apple on selles mõttes on mõnusalt nagu avatud, et see nagu NSO siis Iisraeli firma selle nuhkvara teenuse käivitas, siis Apple mitte ei hakanud seda kuskil kulisside taga asju ajama, vaid otseselt kaebus kohtusse ja kohtuasi on üleval ja ütles, et niimoodi asjad ei käi, et me teeme turvalist telefoni ja mõnes mõttes on see nagu ainuõige lähenemine siis Apple'i poolt, et muud moodi ei saa inimeste usaldust iPhone'i vastu üleval hoida. Vaatame edasi. Henrik, sul on üks äpp, mida sa oled kasutanud ja mida sa tahaksid soovitada.
jah, me põrkame väga uudiste vahel, ma lihtsalt tahtsin kuskil saates ära mainida lühidalt, et kui siin oli see kuu või mõned nädalad tagasi, kui Eesti sai ka oma esimesed Michelini tärniga restoranid, siis mingil põhjusel ilmselt oli Eesti inimeste otsingu ajaloos seda juba siis väga palju või igatahes Apple'i äpipood pakkus mulle välja rakenduse Guide Michelin. Ja see on, kes välismaal käib ja kellele meeldib heades restoranides käia, see on igavene küsimus, et kust leida normaalseid söögikohti, eks, et milline teenus see nüüd siis on. Kunagi oli see TripAdvisor ja see läks nagu kiiresti käest ära, sellepärast et neid restorani hinnanguid jätsid ainult turistid ja siis põhimõtteliselt see oli kõige turistikamate restoranide top alati, mis tuli sealt TripAdvisorist välja. Ja need teenused on igasugused olnud, Yelp oleneb väga riigist, eks, et kas mõnes riigis on tugev näiteks Yelpi kultuur või ei ole nii tugev. Ma olen viimasel ajal avastanud, et Google Maps on päris hea. Et hinnangud, mis Google Mapsis antakse, on selline segu turistide ja kohalike inimeste hinnangutest ja sealt üldiselt väga nagu mööda ei pane. Plus kui sa vaatad mingit piirkonda näiteks linnas, siis Google Maps toob populaarsemad restoranid ise veel eraldi välja. Ja siis sa võid vaadata, et et mis siin siis nüüd nii head on. Aga sellega võib ka alt minna ja siis kunagi oli selline raamat, millest tehti ka rakendus nimega Where Chefs Eat ehk oli küsitletud läbi teatud hulgas linnades kohalikud kuulsamad kokad ja küsiti, et kus sa ise söömas käid. Ja sealt leidis päris palju selliseid ka kihvte urkaid ja kohti, mis ei ole suured ja kuulsad, aga kus oli midagi erilist ja seda ma kasutasin pikalt. Ja nüüd siis Michelini inimesed on ise sellise äpi teinud. Ilmselt on nad seda juba ammu teinud, aga mina ei teadnud. Et teatavasti lisaks nendele tärnidele, mis restoranile antakse, on neil tegelikult terve hulka äramärkimisi. Eestis oli ka paar restorani said need tärnid, aga päris suur hulk restorani sai siis Michelini poolt äramärkimised, see on normaalne koht. Ja need on ka seal kõik see, nii et ma siin mõnda linna täitsa surfasin ja vaatasin Euroopas ja annab päris hea ülevaate restoranidest, kuhu tasub sisse astuda. Nii et arvestades, et see on tasuta ja suvel on äkki reisimist palju, et siis Guide Michelin. Vaatasin, et on olemas nii iOS-ile kui Androidile, et kes on toiduhuvilised ja reisimishuvilised, et ma arvan, et ei ole põhjust, miks ei võiks oma telefonis seda äppi hoida. Aga rohkem mul selle kohta, see oli selline kiire praktiline info siin tähtsamate maailma teemade vahele. Samas tead, selline info on suvisel ajal võib olla ülikriitiline, sest et see on täpselt see, et mis on siis parim, Yelp, TripAdvisor, Google Maps. Tuleb proovida. Aga lähme edasi, tegelikult vaatame siis, mis on veel aktuaalselt viimasel nädalal olnud. Mulle jäi silma päris huvitav teade Netflixilt. Nimelt Netflix teatas, et ta on hakanud välja laskma oma heliriba uuendust mõnedele oma toodetud sarjadele, mille seas Eestis kindlasti on väga populaarne Stranger Things, aga on siin veel mõned teised ka, The Witcher, Adam Project. Ja uuendus seisneb selles, et neid saab kuulata nüüd ruumilise audioga ilma, et sul peaks olema kodus siis Dolby Atmose kõlarite süsteem. Ma saan aru, et see on Sennheiseriga koostöös tehtud projekt, mis võimaldab tavalisel 2 kanaliga kõlaril. Näiteks ma ei tea, telekal on tavaliselt või mingi soundbar või telekalarid, isegi kõrvaklapid. Et luua siis väga lähedane mulje päris ruumilisest audiost sellise kõlarisüsteemiga ja annab tunde, et see heli tuleb ruumis vastavalt, kuidas on siis helikujundus üles ehitatud sarjas. Ja selleks selle asja leidmine Netflixis ei ole väga raske, et tuleb lihtsalt otsingusse vaadata, panna spatial audio, ruumiline audio, et näha, millistel sarjadel see on juba olemas. Ja ütleme niimoodi, et ma ei ole seda ise veel järgi proovinud, aga kui see nüüd ka Eestis olevatel sarjadel Eestis on olemas, miks ei peaks, eks? Päris kihvt, sellepärast, et ma arvan, et nende inimeste protsent, kes kasutavad Netflixi mingisuguse Dolby Atmos kodukinosüsteemiga võrreldes kõigi teiste Netflixi kasutajatega on ikkagi tohutu mäekõrgune vahe. Ja kui see ruumiline audio, mis on päris efektne, kui see on hästi toodetud, kui see jõuab kõigini, siis on see nutikas läbimurre. Ma just mõtlesin, et peaks proovima, kuidas see töötab kõrvaklappidega, kuna mulle tundub, et see on nagu see põhiline asi, kus seda võiks nagu tajuda.
kui see töötab hästi, siis mulle meenutab see seda, et mäletate, kui esimene iPhone tuli välja 2 kaameraga versioon, see oli iPhone X. Ja siis ütles Apple, et me suudame nüüd teha seda, et me pildistame portreefoto niimoodi, et 2 kaamera pildi analüüsi tulemusel me teeme tausta uduseks ja eesolev asi on mitteudune. Et meil on vaja mingi eri riistvara selleks, et teha äge asi. Ja siis läks natuke aega mööda, tuli mingi Google Pixel välja, mis tegi 1 kaameraga sama asja. Ehk siis tarkvara suudab simuleerida seda eelist, mida enne mainis riistvara. Siis see tundub mulle päris nagu sarnane tulemus, kui me suudame 2 kanaliga simuleerida samad tulemust. Seda on aastakümneid üritatud teha ja kunagi see oli nagu lapsekingades, viimasel ajal on ta läinud päris nagu 7 pennikorma saabastega edasi see kvaliteet, eks ole, et ju siis on jõutud sinnamaani, kus saab hakkama ja näha on, et ka Netflix ei ürita seda ise välja mõelda, võtab ikkagi profid appi ja antud juhul Sennheiseri poolt siis ja tegutsevad koostöös. Aga võib-olla kui siin juba meediast rääkisime või filmidest ja sarjadest, siis viskaks vahel sellise asja, et asjad, mida sa oled endale ostnud digitaalselt, ei pruugi olla tegelikult sinu omad, ehk siis PlayStationi pood müüs kunagi filme ja sarju ja mingi aeg lõpetasid selle ära ja sa lubasid et kõik, mis sa ostnud oled, on jätkuvalt vaadatavad, siis nüüd selle aasta sügisest kaovad ära sinu poolt ostetud filmid, mille tootjaks on Kanal Plus, seal hulgas on Hunger Games ja John Wick ja muud siuksed popid asjad. Kui sa oled kunagi oma ostnud sellest täishinda maksnud, siis sügisest sa enam neid vaadata ei saa, kuigi need peaksid nagu sinu omad olema. Et Sony pole siiamaani öelnud, kas nad pakuvad ka mingisugust refundi või mingit kompensatsiooni selle eest, aga ju siis Kanal Plus ütles, et nii, et kõik, et meie ei viitsi teiega koostööd teha ja võtsime selle litsentsi ära, aga see on nagu ebaõiglane või selles mõttes, kui sa midagi rendid, sa saad aru, et sa nagu vaatad korra ja maksad selle korra eest, aga kui sa nagu oled ostnud selle teadmisega, et see on igavesti sinu, siis tegelikult ei ole igavesti sinu, et see on üsna kehv käitumine. Ja ühtlasi põhjus, miks ei peaks võib-olla meediat ostma või rentima. Ja täpselt, et ma ei saa üldse aru, miks peaks digitaalset meediat tänapäeva maailmas keegi endale ostma. Sa saad seda, ainuke juhtum on see, kui sa arvutad, et mitu korda sa saad pead rentima, et see ostuhinnaga võitu tulla, aga ma arvan, et see on, ma ei tea, 10 korda või midagi sellist, mis sa siis pead tahtma seda filmi vaadata, et kes need inimesed on, kes ei suuda meelde jätta pärast 10. korda ka, mis filmis toimus ja tahavad ikka uuesti vaadata. Nägin artiklit, kus öeldi, et inimesed on nagu aru saanud, et muusikat ei taha keegi tänapäeval enam osta ja kõik nagu rendivad või kasutavad, ma ei tea, mingi Spotify või midagi taolist, aga filmidega nad ei ole veel selle arusaamiseni jõudnud, siis minu jaoks on selles kummaline nagu vastupidi, et filmi sa vaatad korra 2, kui see väga äge film on, siis vaatad elu jooksul 5 korda, aga muusikast sa ilmselt kuulad mingit lemmikasja 100 kordi, eks ole, et see ostmine on seal nagu peaks mõttekam olema kui filmide puhul, eks. Ja, kuigi ma saan aru inimestest, kes on näiteks suured filmi ja mingite seriaalide fännid ja võib-olla koostavad iseenda kollektsiooni ja näiteks tahavad selle edasi pärandada oma lastele või lastelastele. Aga sellisel juhul ma nagu pigem soovitaks asi a la Blu-ray peal hankida või mingil füüsilisel kujul, eks ole, et sa paned selle riiulisse ja sa saad selle üle anda, Seal on ka see, et ikkagi igasugune meedia tänapäevases kiirelt liikuvas maailmas on varsti vananenud, et teda väga hästi pärandada ei õnnestu, kui sa kunagi ostsid VHS-i peal, siis tänapäeval on see nagu kehv ja kui sa ostsid selle DVD peal, siis ka väga vähe on nagu masina, mis ta mängiks, rääkima sellest, mis kvaliteet seal on, eks ole, et see võib-olla ei ole ka ajas väga jätkusuutlik, see ei ole nagu foto, mida sa pärandad, eks ole, või mingi raamat, mis on nagu paberi peal, et need on nagu natukene teistsuguse väärtusega. Aga mis me siis teeme, ütleme okei, see andmekandja vananeb, et sa VHS-i ei saa käivitada ja Blu-ray mängijad võib-olla kaovad ka varsti ära, ma ei tea, suhteliselt kadunud juba, aga siis on küsimus, digitaalne fail, aga see on kodeeritud mingisugusest koodekist tavaliselt, mis me siis nüüd valime, mingi AVI MP4, mul ei ole mingit garantiid, et see 15 aasta pärast on avatav mingi tarkvaraga, on ju. Kuidas nüüd teha, kuidas leida selline millenniumiks säilivuse garanteeriv formaat, et ma saaks järeltulevad põlvedel oma lemmikfilme näidata. No vaata, et see ei ole ainult ju selles probleem, see ei olegi võimalik, ütleme lihtsalt nii, aga see ei ole ju ainult nagu selles suhtes probleem, et see minu arust on veel suurem probleem on see näiteks, ma ei tea, ma olen mõelnud mõnikord selle peale, et riigiasutused või mingi sellised, kes peavad nagu arhiveerima mingisugused dokumente, eks ole, et täna me arhiveerime selle ühes formaadis ja mis garanteerib, et see 10 või 20 või 50 aasta pärast on loetav, eks ole, siis me peame seda regulaarselt neid arhiive nagu ümber tõstma ja konvertima ja tegema, et see on tegelikult nagu taustal väga suur töö ja selline väga oluline asi.
et see, et me oma meediat ei näe, see ei ole tegelikult võib-olla väga tähtis, aga see, et mingisugune sünnitunnistus on 100 aasta pärast olemas, see on tähtsam. No nii ja naa jällegi, ma ütleks, et bürokraatia nagu üks korralik ühiskond on, suudab endale sisse programmeerida sellise, nagu sa ütlesid, 10 aastat järel mingisuguse ümberformaati tõstmise. Aga minuga üksikisiku jaoks on traagika suurem, kui ma seda oma lemmikfilmi nüüd ei näe. Sony selle võttis mult ära, iTunesis enam ei ole. Ma ei ole kindel sellest, sest et kui sul traagika on sul hetkel see, et sa ei näe seda lemmikfilmi ja kui sulle öeldakse 30 aasta pärast, kuule, et aga meil ei ole su pensioni jaoks andmeid, eks ole, et sa ei ole ka tööd teinud. See on veits traagilisem. Tõsi, hea võrdlus. Muidugi ma tahtsin sulle veel sinu uudise kohta öelda, et see PlayStationi uudiste mainimine Eestis on selle võrra veel traagilisem, et minu arust PlayStationi pood Eestis on mitteametlikult ei ole olemas, tähendab ametlikult enamus oste käib läbi mõne teise regiooni. Ja siis me oleme Eestis olevad PlayStationi kasutajad on veel nagu mitte teise, vaid võib-olla 3. järgu kodanikud seal, et me üldse ei peaks ju kuuluma sinna. Tegelikult vähemalt soomlased teevad siin Eestis sellega suhteliselt head tööd, et me oleme siuke hallil alal üsna hästi eksisteeriv PlayStationiga, et Xboxiga on see veel keerulisem, et minust kõige viimane asi oligi see, et 30. juunil tuli esimene Xbox Game Passi äpp teleritele, Samsungi uutele teleritele, kus saab siis kuumaksu eest eks seda mängida, kus see kuumaksu pakett on lisaks ka teleri peal, mitte ainult konsooli või arvuti peal. Ja loomulikult seda ei ole Eestis saada, kuna Xboxi teenust ametlikult Eestis ei ole, siis Samsung seda meie Balti regioonis ei paku. Lihtne see ongi. Aga räägi edasi, sest kuidas see siis telekas töötab, mis riistvara peal see mängud jooksevad? Sul peab olema, teleka enda, see on selles mõttes streamitav pildist, pilvest, eks ole. Ehk siis ta töötab nii arvutis, tegelikult ka telefonides läbi WebRTC, eks üle brauseri nii iPhone'il kui Androidil ja töötab ka siis Xboxi peal, enda peal ja arvutite peal, et sul ei pea olema mingi võimas seade, vaid sa saad nagu nende pilvest streamida, aga telekate puhul on see väga hea, et kui sul on telekas või mingi nutiseade, mingi pulk olemas ja ühendad sinna puldi ja mängid, eks ole, et maksad oma kuumaksu ja sul on kõik nii-öelda tippmängud, Halo'd ja muud asjad olemas. Aga häda on jällegi regioonidega, teine küsimus on see, eks ole, sul peab olema, sa pead serverile piisavalt ligid olla, meil vist on kõige lähemal Rootsis, nii et tegelikult kannatab mängida küll. Aga arvuti peal sa saad mängida, sest Eesti krediitkaarti lastakse sinna külge panna ja töötab. Aga need Samsung ütleb, et unustage ära, et ei ole meie regioonis saadaval. Ja ma arvan, et kui see tuleb varsti ka teistele teleritele LG-le, siis ma arvan, et neil on umbes sama poliitika. Et täpselt samamoodi oli see, kui mina üritasin lihtsalt huvi pärast ühendada oma LG pesumasinat ja Google Assistantit. Ja mõlemad töötavad, Assistant töötab ilusti Eestis, eks ole, pesumasin töötab ilusti Eestis, ühendab wifi'ga ja ütleb mulle, millal pesu valmis sai ja nii edasi. Aga kui ma üritasin neid häälkäskusid tööle panna lihtsalt testiks, siis Koreas asuv server ütles unustage ära, et sinu regioonis pole teenus saadaval. Ja siis ma tegin lihtsalt uue LG account'i, kus ma määrasin asukohariigiks Inglismaa ja töötab nagu väga hästi, mis siis, et ma tegelikult Eestis olen. Et sellised kunstlikud piirangud on tegelikult tobedad. Jaa, eks ta on. Kindlasti kuskil juriidilises osakonnas on see põhjus jäänud. Meil oli veel silmand üks uudis selle kohta, kui ühendus ära kaob. Henrik, sa märkasid, mis toimus Jaapanis? Ja meil on siin, ma ei mäleta, kas see oli eelmisel aastal või kunagi oli Eestis ka pikemalt probleeme mingisuguse mobiilioperaatori teenustega, mis kippusid maha kukkuma. Aga meil ikkagi läks suhteliselt hästi, nimelt Jaapani suuruselt teine mobiilioperaator KDDI oli põhimõtteliselt 86 tundi maas. See on 4 päeva, et mitte päris maas, aga neil olid tõsised probleemid teenuste kättesaadavusega. Ja teadaolevalt ei olnud tegu mingi rünnakuga, vaid asi tekkis, nagu nad ise ütlesid, rutiinsest mingist ruuteri vahetusest ja siis hakkasid need dominoklotsid seal üksteise järel kukkuma, kuni oligi kõik pikali. Aga selle tulemus on nüüd see, et Jaapani valitsus on väga närvis sellise asja peale, sest muu hulgas mingid meditsiiniteenused jäid ühenduseta, Jaapani meteoroloogiateenistus ei saanud enam öelda, et kus vihma sajab ja kus on maavärin ja muud sellised asjad, sest nende seadmed kasutasid seda sama KDDI võrku ja nii edasi. Nii et Jaapani valitsus on nüüd siis kokku pannud mingi tohutu analüüsirühma või mingisuguse seltskonna, kes peab siis vaatama, et selline jama enam kunagi ei korduks. Väike Jaapan meist kaugel ja tundub, et pigem läks neil ka nagu hästi, aga lihtsalt väike meeldetuletus, et maailma ühes olulisemas tööstusriigis võib olla üks olulisemaid sideteenuseid põhimõtteliselt terve nädala või terve töönädala maas või pool töönädalat ja et me väga nagu sõltume nendest teenustest.
see ei olnud ka ainus, et natuke väiksem, aga päris suur samasugune asi juhtus Kanadas, kus üks suurimaid operaatorid Rogers oli samuti maas just mobiili osa siis, et seal ei saanud samamoodi teha hädaabikõnesid ja muid selliseid asju ja Kanada on teatavasti selline riik, kus väga palju riigist sõltub mobiilsest sidestest, et hästi külm on ja hästi kaugel üksteisest asuvad väiksed asulad, eks ole, ja seal oli see natuke vähem aega oli maas, aga vähemalt öeldi, et 25% kogu riigist nagu oli selle pärast nagu natukene kannatas, kas siis täielikult oli silmasideta või osaliselt, et see on päris suur hulk just siis mobiilsidest, et mitte kaabliga side, aga kuna Kanadas mobiilside on nii tähtis, palju tähtsam kui meil, siis see on et ühesõnaga kahes suures riigis, suures ägedas tööstusriigis korraga, eks ole, on selline suur jama. Ja mõlemal puhul praegu vähemalt tundub, et lihtsalt IT-tõrge ja rike, need asjad juhtuvad, need tuleb valmistada. Nii, lubasime rääkida täna ka sellest, tänase saate natuke pikemas teemas, et miks, kuidas ja mismoodi valida omale PC-d. Ja et mitte olla lihtsalt igav ja vaadata valmis komplekteeritud arvuteid, mida on poes päris palju müügil ja kus tegelikult tuleb ka valikut teha, siis vaataks korraks peale viimastele trendidele ja uudistele selles vallas, et kui teil on nüüd ikkagi huvi, aega ja teil on võib-olla puhkus on käes, lõpuks ei viitsi kogu aeg selle õues päikse käes istuda, et teeks selle viimas kaua plaanitud hobiprojektiga oma arvuti ehitaks ära. Siis mida meil on silma jäänud ja kõrva jäänud, milliseid soovitusi võiks anda. Ja miks ehitada arvuti? Ilmselt neid on, põhjuseid on erinevaid. Ütleme, kõige lihtsam ja levinum põhjus on ilmselt mänguarvuti. Isegi kui te sellega ei mängi, siis mänguarvuti, ütleme, riistvaralised näitajad on sellised, et te võite kasutada seda ka näiteks videotöötluseks või mingisuguseks video serveriks, oma droonivideote monteerimiseks, mis iganes kõrgemat jõudlust nõudvate ülesannete jaoks. Aga selline üldmütsiga löömise väljend, et mänguarvuti on selline piisavalt universaalne igasuguste erinevate ülesannete jaoks, mida te kodus PC-le võiksite anda. Ja Meelis, ma küsisin sult ka enne saadet, et oled vaadanud, et kuidas üldse läheneda selle teemale. Võib läheneda nii seadmete ja näitajate ja muust otsast, aga kõige universaalsem võibolla on eelarve. Ehk siis mõelda selle peale, et kui mul on sellise projekti alla panna, näiteks kuni 500 €, kas mind üldse võetakse jutule, mul mõtet alustada sellega või peaksin raha edasi koguma. Teine kategooria välja pakkusin 500 kuni 1000, on see juba keskklass või on see madalam keskklass. Ja 1000 kuni 2000 oleks siis järgmine klass ja üle 2000 on siis osta, mis sul vaja on. Mis te arvate, hakkaks niimoodi sellest jutust nagu minema? Esimene asi on see, et kui ehitada masin täiesti nullist, siis võib nagu öelda, et mingit väga tugevat mänguarvutit 500 € eest ikkagi ei saa. Et saab sellise hästi lihtsam, mis mängib hästi lihtsaid mänge või siis striimib kuskilt pilvest neid. Mida ei saa eraldi seisva graafikkaardiga arvutit uuena kohe kindlasti mitte, eks ole. Aga positiivne pool on siin see, et nii AMD uuemad integreeritud graafiklahendused kui ka Inteli omad on läinud kõvasti paremaks. Nad on viimase aastaga on selline reaalne jõudlus tõusnud mõlemal nagu 2 korda. Ehk siis vanemaid või natukene lahemaid mänge kannatab mängida ka sellise integreeritud graafikalahendusega täiesti edukalt, kui ei ole väga suuri nõudmisi või et see pilti või ülidetailne olema või FPS või ehk siis kaadrisagedus ei pea olema väga suur, eks ole, ja enamus casual mänguritel ei pea see olema väga suur ja sellisel juhul saab et Ryzen 5 protsessoriga näiteks ja õnneks on see, et need Ryzen protsessorid töötavad vanemate kibistike peal, ehk siis emaplaat ei pea olema väga kallis, vaid saab ka siukse isegi 50, 60, 70 € eest täitsa korraliku emaplaadi, mis sinna sobib, eks ole, nii et mida peab silmas pidama on see, et enamus neid ise kokku pannud arvuteid, eks ole, see hind, mida kalkuleeritakse, ei sisalda reeglina Windowsit ja Windowsiga on jätkuvalt see asi, et ta on eraisikutele päris kallis, ehk siis palju siis maksab? Tootjad saab 100 € ikkagi.
No see läheb kohe on ju 20% mu eelarvest oli on ju, ütleme. Ehk siis tootjad, nendel on eelis just sellised suuremad arvutitootjad, nemad saavad seda vulgilitsentsidega kõvasti odavamat ja minu arust see on üks suurimaid Microsofti möödapanekuid nagu nende äris, et nad ei paku mõistliku hinnaga operatsioonisüsteemi raisikutele ja siiamaani minu arust arusaamatu, miks nad seda teevad, miks nad seda ei tee siis niipidi. Aga üldiselt see, et kui me vaatame nagu sellist andmeid, siis sellise raha eest 500 € saab juba ikkagi 16 giga rammi, piisavalt kiire DDR4 rammi ja tegelikult saab ka lausa 1 terabaidis SSD sinna hinna sisse ära mahutada või siis 512 pluss Windows, eks ole umbes nii, et suht palju vaja on, aga üldiselt tänapäeval mängud on väga suure mahuga, nii et kui sa tahad sinna mitu tükki panna, siis peab olema piisavalt suur. Odav alternatiiv on see, et paned operatsioonisüsteemi SSD peale ja siis mängud tavalise kõva kette peale, mis tänapäeval on väga odav, aga siis lähevad mängud laadimisaeg läheb veidi aeglasemaks. Või siis palju aeglasemaks. Mälu 16 gigabaiti, alguseks okei, mõistlik osta 2 pulgana, eks, et 2 korda 2. Jaa, absoluutselt. Reeglina müüaksegi 2 pulgaste kittidena ka tänapäeval hästi tihti, nii et. Ja siis sa juba mainisid Ryzenit, ikkagi lähme selle protsessori juurde nüüd korraks. See odavad otsas on mõistlik võtta odavas otsas on Ryzeni praegu hetkel AMD parem, jah. Kuigi Intel on tulnud järgi viimase ajal igas hinnaklassis päris korralikult, aga hetkel ikkagi soovitatakse pigem Ryzen 5 või kui on nagu eriti vähe võimalik investeerida ka Ryzen 3, aga tegelikult Ryzen 5 see hinnavahe on hästi väike, aga võimsuse vahe on päris suur, nii et pigem Ryzen 5. Aga ma tulen korraks veel ka tagasi su graafikkaardi sellise soovituse juurde, et okei, kogume siin raha, vaatame, et 500-ga tõesti sa ei saa eraldi graafikkaarti, aga ma võiksin ehitada selle masina valmis. Jätan selle graafikkaardi praegu etsa projekti skoobist välja, nagu öeldakse. Võtan selle integreeritud graafikaga, mis see siis tähendab, see on protsessori küljes, eks? Protsessor, millele on integreeritud graafika, et mängime siis, ma ei tea, sind mingit ma ei tea, kahemõõtmelist platvormikat või midagi senikaua, kuni ma saan selle graafikakaardi, sest et üks faktor on siin see, et graafikakaartide hinnad, nagu me rääkisime, ilmselt liiguvad allapoole. Ongi mõistlik natuke veel oodata selle graafikkaardi ostuga. Aga kas mul oleks mõistlik nüüd juba ette mõelda, millist graafikkaardi ma sihtima hakkan järgmiseks, sest et nad on ju suured, kobakad ja ma panen selle järgi valima endale korpuse, kas on nii? No peab olema piisavalt ruumi, jah, et paljud kangemad graafikkaardid tegelikult tänapäeval ka lihtsamad on nii-öelda 2 slotised, ehk siis nad võtavad ära seal emulaadi peal 2 pesa ja kui sa tahad sinna veel midagi panna või suure jahutuse panna, siis ei pruugi nagu hästi mahtuda ja peab vaatama, kuidas mäluehitus ka on. Kuigi tuleb seda öelda, et nii emulaadi kui ka siis korpuse tootjad on mõelnud selle peale, et nad tegelikult ikkagi ehitavad neid niimoodi, et see paigutamine oleks võimalik. Üks asi, mis on muutunud vastupidi muutunud SSD-de tulekuga ja kõvaketaste minekuga ja protsessorist efektiivsemaks muutumisega on see, et tänapäeval saad oma arvuti üsna võimsa arvuti panna päris väiksesse kasti, et vanasti pidi olema ka suur kobakas kast laual, mul on siiamaani, ma ei ole 15 aastat oma arvutikasti vahetanud, aga see töötab väga hästi, eks ole. Aga selles mõttes, et tegelikult saad palju väiksema, palju ilusama ja kindlasti palju vaiksema kasti. Ja rusikareegel on selline, et odav, mõistlik korpus ilma tootjablokita maksab ala 50 € ja hea algab seda kuskil 100. Okei. No mul tundub, et me oleme sellise nagu sissejuhatuse ära teinud, et sul on komplekt valmis, sa oled ka pole ette mõelnud, mida järgmisteks osta, et oled valmis laiendama. Aga kui sul eelarve nüüd ikkagi on suurem, mis näitajates, ütleme, võtame selle sama sootsa PC komplekti, milliseid komponente sealt esmajärgus siis nagu vahetada kallimate vastu, mis on kõige esimene asi, mis juurde tuleb, ongi tegelikult see, et sa saad panna sinna korralikuma graafikakaardi, eks ole, et selles mõttes või eraldi seisva esimese hooga on ju. Ja siin on nagu küsimus, et tegelikult siukse paari sajaga saab mingisuguse sellise lahjema RTX 3060 või Nvidia, eks ole, või mingi sellise, mis on, teeb paremat pilti kui siis integreeritud graafika, aga tegelikult seal võib-olla võiks vaadata, praegu vaatasin, et nende langenud graafikakaartide hindade juures on AMD graafikakaartide hinnad kukkunud kõvasti rohkem kui Nvidia omad, mis tähendab seda, et bang for buck või selline hinnakvaliteedi suhe on neil praegu hetkel parem ja seal saab ikkagi ka siukse alla 300 € saab ilmselt RX 6600 või mõne sellise AMD kaardi, mis on
on tegelikult nagu päris võimas juba, kui sa ei taha 4K-d või siis suuremat resolutsiooni mängida, vaid ikkagi 1080p sind rahuldab, eks ole, siis selle raha eest saab juba sellise jah. No kui ma ikkagi nagu vaatan, et hinnad kukuvad kogu raha ja vaatan seda graafikakaarti, siis seda viimast RTX 3000 seeria kaartidest mul on seal valikus on ütleme, aidame muud kõrvale ja jätame selle 3000 seeria, mul on, kust see algab 3050 juurest, siis on 3060 ka ja siis on 70, 80 ja 90 koos oma variatsioonidega. Ma ei tea, kas meil on mingi rusikareegel või soovitus, et millist neist vähemalt võiks osta ja mille peale üldse mitte raha raisata? No 3050 on selline, ma ütleks, et kui tõesti paremat ei jaksa osta, siis võib osta, aga sellest nagu mingid väga suuri tulemusi oodata ei tasu, eks ole, et aga kui siis jah, pigem võib-olla siis selline lihtsam AMD kaart, mis on siin 220, alla 250, eks ole, aga 3060 on juba nagu täiesti arvestatav. Et see on, mis on vahe on selles, et 3050 kaarte tegelikult müüakse ka 8 giga RAM-iga, aga samas ma arvan, et tegelikult 4 gigast lihtsamate mängude jaoks piisab ja selle AMD nii-öelda töötlusvõimsus on ikkagi parem, et selles mõttes see 8 gigane 3050 läheb kallimaks kui AMD kaart, nii et selles mõttes on võib-olla ei ole väga mõistlik. 3060 aga küll, eks. Aga ütleme nii, et graafikakaarti valides tuleks ka mõelda selle peale, et mis mul pilti näitab, eks, et see resolutsioon on see, mis nõuab ja eeldab seda valikut. No selle peale tuleb mõelda tegelikult nii graafikakaarti kui ka protsessorit valides, eks ole, et kui mul on 1050 või 1080p mängin, siis jah, see sõltub ka sellest, eks ole, kui ma ostan ikkagi 500 eurose või 1000 eurose või isegi 1500 eurose arvutis, ega ma sealt suurema resolutsiooniga väga hea kaardisagedusega pilti kätte ei saa. Aga kui ma tahan mängida 4K-d või siis 1440p, siis tegelikult peaks ikkagi olema juba vähemalt 3060 1440p jaoks ja 3070 või 80, kui ma tahan mängida 4K-d, eks ole, et 3070-ga väga hea tasemega 4K-d veel ei saa. Aga küll on see, et jah, see on sõltum nagu hinnaklassist, et ikkagi kui me räägime kuni 1500 eurot mängude arvuti, siis sellega mängib ikkagi 1080p kvaliteedis ja tegelikult enamuse mängurite jaoks ongi sellest piisav, nad pigem vaatavad seda, et seda kaardisagedus oleks piisavalt kõrge, eks ole, et mängu oleks sujuv, mitte see, kui suure resoga täpselt on. Sest nagu nii, ega see eriti detaili ei näe, kui kiire liikumine ekraanil toimub, kus just ei mängi mingi strateegiamängi, kus on suur resolutsioon hästi oluline, eks ole. Et selles mõttes on ja siis on, seal tulevad juurde mängu ka, eks ole, erinevad sellised uuemad tehnoloogiad nagu Nvidia DLSS, mis siis kunstlikult tehisintellekti abil üritab seda pilti ilusamaks teha, et ta renderdab madalama resoga ja siis kunstlikult tõstab seda, mis annab kiirele liikuva pildil päris hea efekti, et seal on nagu Nvidial AMD-s väike eelis, aga AMD on jälle väike hinnaeelis praegu eriti, kus hinnad on kukkunud. Aga mis on, nüüd me rääkisime graafikakaartidest, mis on protsessorite puhul? Protsessori puhul on see, et tegelikult ongi, kui me vaatame siin 1000 eurosest või 500 eurosest 1000 eurose arvuti puhul ei erine graafikkaart või see protsessor praktiliselt üldse, eks samad mudelid lähevad ikkagi Intel Core 5 12400 või Ryzen 5 5600X, sellised asjad nagu on seal. Aga kui me lähme nagu kallimaks, siis seal tuleb juba 1500 euroses komplektis saab juba põhimõtteliselt mingi Nvidia RTX 3070 graafikkaardi võib-olla siis on sisse panna ja samuti ka siis ikkagi Intel Core 5 12. põlvkond, mitte vanem 11. põlvkond, eks ole, et 12600 või 12400, et seal on, hetkel on Intelil väike eelis, vahe on lihtsalt selles, et AMD protsessorid on seal sama raha eest või samas kvaliteetklassis natuke kallimad, aga emaplaadid natuke odavamad, nii et tegelikult tuleb nagu see suht sarnane, sest peaks vaatama, mida parajasti turul pakutakse, eks ole, et kuna hinnad on praegu hästi liikumas, siis väga keeruline öelda, mida peab arvestama seda, et võimsama protsessori, võimsama graafikkaardi juures on sul kindlasti kohe vaja ka võimsamat toiteblokki. Ehk siis see ei tohi pudelikaelaks jääda, sest muidu juhtub see, et arvuti lülitab välja, kui see liiga palju voolu võtab. Ja seal on juba see, et peaks olema ikkagi siuke vähemalt 75 wattine või vähemalt 600, aga pigem suurem toiteblokk, mis on ka
kohe tõstab hüppeliselt hinda, eks ole, et siin on 2 korda kallim kui lahjem. Nii et see ei ole lihtsalt, ei piisa ühe komponendi välja vahetamisest, vaid tuleb vaadata. Jah, ja siis võib hakata vaatama võib-olla natukene kas suuremat mälu, et 16 giga asemel 32 ja võib-olla natuke kiiremat mälu. Ja siis võib vaadata ka seda, eks ole, et palju siis tegelikult ruumi vaja on, et kas võiks olla juba 2 tera SSD või sinna mingid tavalised ketlad veel juurde panna. Et need asjad tulevad ka juurde ja loomulikult on ka see, eks ole, et soodsam hinna juures enamus protsessoritel on kaasas oma jahutus, aga see oma jahutus kipub tegema suhteliselt korralikku müra või väiksemad on nad küll, kui nad olid aastaid tagasi, oluliselt vaiksemad, aga eraldi jahutus ikkagi on vaiksem ja tegelikult lõpptulemus, kui sa ostad juba sükse paari tuhandese hinnaklassiga arvuti, siis võib-olla võiks vaadata ka vesijahutust, need on tänapäeval hästi lihtsalt paigaldatavad, nad ei erine eriti tavalisest õhkjahutusest ja on ka vaiksemad ja efektiivsemad, eks ole, nii et. Meelis, räägi seda, et vaata, kui mõned aastad tagasi, veel paar aastat tagasi oli, isegi veel eelmisel aastal, ma arvan, oli suhteliselt kindel see, et kui sa lähed ostma mitte kõige odavamat, aga ütleme sellist keskmine pluss või isegi tipp-protsessorit, siis sa lähed võtad AMD, sest Intelil oli päris korralik auk seal sees oma tootmisprotsessides. Mul on nagu jäänud testidest mulje, et viimastel aegadel nad on nagu järele võtnud, aga mul on kuidagi segaseks jäänud, et kui palju nad on järele võtnud, seesama Inteli 12700 kõh ehk siis Core i7, seda peetakse, see näitab nagu paremaid tulemusi kui võrreldavad AMD protsessorid, aga vist võtab ka ebaproportsionaalselt rohkem voolu kui AMD protsessorid. Kui palju sa oled seda maailma uurinud, äkki sa natuke saad meile avada seda? Ma üritasin seda uurida, tegelikult on hästi palju segadust, et teste tuleb järjest juurde ja kuna need Inteli protsessorid siin osaliselt alles turule tulevad või on just tulnud hiljuti. Aga jah, põhimõtteliselt ongi see, et kui vahepeal oli ikkagi AMD tegi nagu puhta töö ja oli kõvasti eespool ja Inteli saanud vastu, siis selle 12. põlvkonnaga Intel saab vastu päris hästi, aga seal ongi just nagu sa mainisid, et AMD on efektiivsem, kuna nende see nõud või siis nii-öelda see protsessor on väiksem füüsiliselt või need tehakse väiksema protsessi peal, et ta on kompaktsem ja võtab selle võrra vähem voolu. Aga tegelikult on Intelil ka 12. põlvkonnal tehtud samamoodi ju nagu oli kunagi, või siiamaani on mobiiliprotsessoritel, seal on need vähem voolu võtvad tuumad ja rohkem voolu võtvad tuumad ja kui ta töötab nii-öelda rahulikus režiimis, teed seal mingit tekstitöötlust, siis ta võtab väga vähe voolu ja siis kui sa paned mängu käima, siis ta järsku nagu hakkab väga palju voolu võtma, eks ole, et seal on see oht küll, et AMD võtab jah, suhteliselt ikkagi vähem voolu, aga praegu on üldise jõudluse poolest on Intel järgi tulnud ja kohati mööda läinud ja just see, et nad on oma protsessorid väga agressiivselt hinnastanud, sest et Intelil on nagu seda turundusjõudu, eks nad suudavad lihtsalt ka miinusega müüa, kui nad väga tahavad, AMD seda väga teha ei saa. Mis tähendab seda, et Intelil tegelikult kohati saab sama võimsusega protsessori parema hinnaga hetkel, aga vahe on selles, et AMD ei ole vähemalt lihtsamas odamas hinnaklassis ei ole muutnud oma emaplaadi pesa, ehk siis saad ka osta vanema, aga väga hea emaplaadi, mis tegelikult on kõvasti odavam kui Inteli jaoks sobivad. Et see vahe nagu võib-olla nullib selle ära või see sõltub nagu täiesti sellest, millist emaplaati sa valid ja millist protsessorit sa valid, aga jah, praegu on ikkagi niimoodi, et see Inteli sarnases hinnaklassis Inteli ja AMD vahe on üsna võrdne, ehk siis see sõltub sellest, et mis protsessor täpselt, millises hinnaklassis ja kas keegi teeb mingeid pakkumisi või nii edasi, et tegelikult nad on praegu üsna huvitav konkurents seal turul. Aga graafikakaartide puhul on ikkagi see, et Nvidial on päris suur eelis jõudluse poolest ja AMD väga tugevalt vastu ei saa, et AMDl ainuke eelis ongi graafikakaartide puhul see, et nende hinnad nüüd, kus see kaevandamine on vähemaks läinud, on rohkem kukkunud kui Nvidia omad, et praegu hetkel saab nagu parema hinnakvaliteedi suhtega odavamas hinnaklassis saab AMD-lt või keskmise hinnaklassis 300-400 eurot selles hinnaklassis. Aga kallimas otsas, kus meil on 3080 Ti ja 3090 ja sellised üle 1000 euro maksvad graafikakaardid, seal ikkagi on Nvidia teeb puhta tööd praegu. Selge pilt, ma arvan, et jah. Ma võib-olla mainiks paari sõnaga monitori, et üks asi on see, et sa võid osta endale arvuti, aga sul monitori ka vaja, eks ole, siis tegelikult on läinud hästi kõvasti on kukkunud suhteliselt suurte ekraanidega 27, 32 tolli, isegi 4K, aga ka 1080p ja suure värskendusageduse 240 Hz, 144 Hz hinnad on läinud ikkagi siukseks täiesti kättesaadavaks, et 100 euroga saab täiesti korraliku monitori, paarisajaga saab väga hea monitori ja tegelikult, kes tahab suuremat, siis
siis ma ütleks, et ärge ostke monitori, vaid ostke omale 48-tolline LG OLED teler, mis toetab 120 Hz 4K sisendit, nii et mängimiseks suurepärane. Ja OLED on teatavasti väga kiire ka, tal ei ole praktiliselt üldse läägi. Ja tulemas on ka 42-tolline OLED, mida veel küll meil müügil ei ole, aga Eestis, aga ta kohe peaks saabuma, nii et see on juba selline, ütleme 2 monitori asemel üks suur on võib-olla mõistlikum väiksem teler võtta. Väga hea soovitus. Ja üks asi on ka see, et kui me vahepeal nägime siin päris palju turul, eks ole, kumeraid telereid, mis väga kiiresti ära kadusid, siis mängimiseks kumermonitor on tegelikult väga hea ja need on paljudel tootjatel ka olemas, Samsungil, MSI'l ja nii edasi, et tegelikult mängimiseks on kumermonitor väga mõnus. Ja ma tahtsin öelda, et väga hea soovitus, sõltub sellest, milline on siis kodus mängulaua või ütleme sellise nurka ülesehitus, et ma kujutan ette 48-tolline telekas mängimiseks, kus sa istud selle üsna lähedal, on lihtsalt selle nurkade vaatamine nõuab juba teadlikku pingutust, aga kumerama ekraaniga monitori puhul on see nagu lihtsam. Teine asi on ka see, et väiksema arvuti, mis väiksemas korpuses tänapäeval on, saad sa kuskil elutuppa kapinurga taha ära peita ja ühendada tavalise oma korraliku suure telekaga ja siis vaadata seal nii muid asju kui ka mängida, eks ole, et ka see on võimalik, eriti kui see mängi klaviatuuri hiirega, vaid puldiga, see sõltub ka sellest, mida sa teha tahad. Kui sa tahad mängida klaviatuuri hiirega, sul peab muidugi olema spetsiaalne laud selle jaoks. Klaviatuuride hiired on muidugi omaette teema ja see on liiga pikk teema seda siin arutada, et see on jah. Just, kindlasti jõuame ka selleni tagasi, kui on PC valmis ehitatud ja aeg mängima hakata. Aga ma arvan, et täna võime öelda kõigile kuulajatele suured tänu, pidage suve jooksul vastu, meie oleme teiega tagasi juba vähem kui nädala aja pärast järgmisel esmaspäeval.